Tere ilusat teisipäeva hommikut! Taas kord käes tegutsemisamps ja minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval kell 10 grupis veebikooli ettevõtjatele toimuvad meil kasulikud õpiampsud. Mulle nii meeldib, et veebikool on hästi lai enda teenuse tegutsemise ampsudega, et meil on erinevad teemad igapäevaselt. Näiteks eelnädal oli meil e-pood ja täna on meil teemaks, kuidas teha viimane tehniline kontroll enne lõputöö esitamist. Ja mul on nii hea meel, et mul on külas täna näitamas, kuidas midagi silmas pidada, kuidas midagi teha. Mari Pärnpuu, tere tulemast! Tere, tere! Ma näitan Rõõm, siis et alustuseks oma slaide. teeme nii. Ja kui sa oled meid kuulamas ka, et pane kindlasti enda küsimused siia kommentaariumi, et mina hoian silma peal sellel ja siis võtame need hiljem ette ka Mariga. Nii. Kas on ilusti näha? Ja on näha ilusasti. Niisiis, nagu juba öeldud, tänane teema, viimane tehniline kontroll enne lõputöö esitamist. 3 tehnilist asja, mida siis üle vaadata. Sissejuhatuseks lühidalt ka minust. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inimgeograafia erialal, lisaks ka Tallinna Tehnikakõrgkooli teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise erialal juhiabitöö suunal. Seega olen lõputööd kirjutanud 2 korda ja tean väga hästi, mida see tähendab. Ja viimane kord oli alles 2 aastat tagasi, nii et üsna värske kogemus. Lisaks on mul aastatepikkune kogemus kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentide ja juhendite analüüsimise ja toimetamisega. Olen töötanud ka dokumendihaldurina ja juhiabina, büroojuhina ja see kõik kokku on andnud mulle oskuse näha nii suurt tervikpilti kui ka olulisi detaile selles suures pildis. Ja no muidugi mulle on alati meeldinud eesti keele ilus kõla ja samal ajal korrektsed dokumendid. Ja nii ma ka selle teenuse juurde jõudsin. Et lõputöö puhul sisu ja vorm toetavad üksteist. Et mõlemad on väga olulised. Et ma olen täiesti veendunud, et lõputöö sisu muutub tõsiselt võetavaks siis, kui töö on korrektselt vormistatud, seda nii tehniliselt kui keeleliselt. Ja selleks on kõrgkoolidel loodud oma akadeemiliste tööde vormistamise juhendid, et need on üldjoontes küll sarnased, aga detailides siiski erinevad. Aga lähme nüüd teema juurde. Et mis on siis need 3 tehnilist asja, millele veel viimane lihv anda, mida veel enne lõputöö esitamist üle vaadata. Räägin siis veidi tabelite ja jooniste vormistamisest, viidete funktsioonist Wordis ja kirsiks tordil lõpetuseks veidi sisukorrast. Ja et oleks seda veidi põnevam näidata, siis ma ei pannud seda infot slaididele, vaid hoopiski jagan teile enda lõputööd. Mina kirjutasin sellise lõputöö 2 aastat tagasi. Nii, ja siis kõigepealt asume siis jooniste ja tabelite juurde, et mida siis vaadata. Et ma kohe panen siin. Nii. Paneme otsingusse joonis 1. Nii. Leiame siit tekstist joonise 1. Joonis ise on siin lehel. Ja oluline on vaadata, kas pealkiri on õiges kohas. Jooniste puhul pannakse see üldjuhul alla, tabelite puhul peale. Lisaks on vaja kontrollida näiteks, et kas koolijuhendis on ette nähtud, et see joonis oleks bold'is siia niimoodi kirjutatud. Kas pannakse siia näiteks lõpupunkt või mitte. Lisaks näiteks tabeli puhul.
tabeliks, ma tean, et mul on üks tabel siin, näed, tabeli puhul on näha, et tuleb hoopis kirjutada see pealkiri siia tabeli kohale. Ja siin on ka jälle oluline, kui vaadata juhendist, et kas siia käib punktike või mitte, et jälle selline pisikene asi, aga viimistluslikult oluline. Näiteks hiljuti ma toimetasin ühte sellist magistritööd, kus kooli nõuetes oli, et joonise pealkirja lõpus pidi punkt olema, aga tabelite puhul mitte. Nii et väiksed olulised detailid. Järgmiseks kindlasti on vaja veenduda, et nendele joonistele ja tabelitele oleks ka tekstis viidatud. Noh, siin on näha, see viide on nagu hästi lähedal. Vaatame, kas joonisele oli ka viidatud. Edit Findiga, Ctrl F-iga on lihtne leida. Näete, nii joonis 1, siin on tekstis viidatud ja siin on olemas. Vaatame, kontrollime näiteks ka joonis 2. Tuleb 2 vastet sellele. Siin on tekstis viide ja pealkiri. Korras. Ja kindlasti on oluline kontrollida ka seda, et tabelite või jooniste numbrid ei korduks. Mulle on esitatud küll selliseid töid toimetamiseks, kus vaatadki, et on joonis 2 mitu korda ja see on täiesti loomulik, et selliseid asju võib juhtuda, eriti kui su töös ongi palju jooniseid ja tabeleid, et see asi võib nagu lappama minna, aga jällegi selle Ctrl F-iga on nagu siis lihtne kindlaks teha, et hakkadki järjest näiteks võtma siin, et joonis 2, et näedki, on 2 korral viidatud, et ongi okei, et järelikult mul joonis 2 3 korral ei ole. Ja muidugi siis tabelite puhul veel, mida veel võiks vaadata, et kui sa oled näiteks siin eespool mingit teksti muutnud, et siis su tabel jääks ikkagi ilusti nagu ühele lehele, sest vaat, selline pilt ei ole ju ilus ja see kohe nagu rikub üldpildi ära. Nii, aga rohkem ma joonistel ja tabelitel ei peatuks ja järgmisena tahan teile näidata ühte väga head tööriista Wordis, milleks on viidete funktsioon. Et kuigi on olemas ka spetsiaalseid viitamistarkvarasid, siis mina ise neid kasutanud ei ole ja lihtsamateks akadeemilisteks töödeks on see Wordi enda funktsioon täiesti piisav. Soovitan soojalt seda kasutada tegelikult kohe, kui hakkate oma lõputööd kirjutama, sest siis saab siia jooksvalt allikaid lisada ja neid korduvalt kasutada ja siis on ka enne töö esitamist neid lihtne kontrollida. Aga kuidas see asi siis käib? Näete, minul on siin ingliskeelne Word. Et siin tuleks valida sakk references, mis eestikeelses Wordis on viited. Nii, valime selle. Siis tuleks paika panna stiil, viitamisstiil. Siin on praegu APA valitud, mis on sotsiaalteaduste puhul väga levinud. Et koolijuhendis on alati ette antud see, et mis stiilis pead viitama. Et võtame APA. Kui oleks näiteks mingi tehnilisem töö, siis võiks olla ka see IEE, et kui on palju neid tehnilisi jooniseid ja kõike. Aga minu töö puhul oli APA nagu oluline. Nii, ja vaatame, milliseid allikaid on. Valime siit Manage Sources ehk haldaallikaid. Ja siin on nüüd näha. Siin vasakul on nimekiri nendest allikatest, mida ma olen selles arvutis aastate jooksul lisanud. Ja paremal on nimekiri nendest allikatest, mida selles konkreetses töös on kasutatud. Et siin on kohe näha, linnukesed on ees, et siin nüüd tekibki see hea kontrolli moment. Aga alustuseks ma näitan võib-olla, kuidas need üldse siia tekivad. Et siin keskel on selline valik nagu new, uus ja siin saad valida siis. Näiteks, kas sul on artikkel kuskil ajakirjas või raamat, siis tulevad hoopis teistsugused väljad, mida sa pead siis sisestama sinna või mingisugune aruanne ja tänapäeval, mis on oluline, näiteks veebileht, et mida sa siis siia sisestad, on ju. Nii, siit saab ka veel settinguid panna, mul on praegu vaikimisi. Nii, ja siis on võimalus ka varem sisestatud allikaid muuta. Näiteks ma võtan siit arhiiviseaduse, ma tahaksin seda muuta, valin edit
võib-olla näiteks on seda vahepeal muudetud. ma saan siia panna uue kuupäeva, salvestada, kohe muutub. nii, või siis vaatame. Ja siis siin all on siis see eelvaade, et millisena siis see tekib sul siis pärast sinna viidatud allikate nimekirja. Et selline hea kontrollikoht. Nii, aga proovime siis siia dokumenti lisada ühe uue allika, et oleks veel näitlikustatum kogu see lugu siin. ma valisin välja juba enne ühe raamatu, Alas Rutt, juhtimise alused. nii, ja kui ma tahan nüüd seda selles dokumendis viidata, siis ma valin siit välja selle, panen copy ja see tekkis mulle siia nimekirja ja näete, siin ei ole linnukest ees, mis tähendab, et seda allikat ei ole siin kasutatud. nii, panen nüüd praegu kinni selle ja ütleme, et ma tahaks seda viidet panna siia kohta. nii, siis on lisaviide ja kohe pakub ja hops, ja ongi olemas mul allikas. ja kui ma tahaks minna veel täpsemaks, kui mul näiteks oleks vaja selle raamatu puhul panna, et mis leheküljelt ma kasutasin seda tsitaati, siis ma saan siit minna otse muutma, näiteks panen lehekülg 53 ja olemas. samas on võimalik siit minna ka allikat muutma, kui ma avastan, et midagi on ikka valesti, et tahan muuta. noh, praegu ma ei hakka muutma. nii, nüüd on meil see allikas olemas loetelus. ja lähme muutma kasutatud allikate loetelu. nii, paneme kasutatud allikad. ei, see ei olnudki minu see pealkiri siin. viidatud allikad, vabandust. nii, siin on mul nüüd viidatud allikad ja see on ka tekkinud siia automaatselt, nii nagu lisatakse ka automaatset sisu korda. ja nüüd ma näitan, et seda saab ka uuendada, siin on update, viited ja bibliograafia. ja siia, kui ma nüüd vajutan uuenda, siis peaks nüüd tekkima siis see alas. vaatame. ja näed, ongi olemas uus allikas. aga kuna ma seda siin töös nüüd ei kasuta, siis ma ikkagi lähen kustutan ära selle. nii. nii. et seda on ka lihtne kustutada. otsustan, et ma seda allikat ikkagi ei taha kustutada. naks, läks ära. jällegi halda allikaid ja näen, et seda ei olegi kasutatud siin. ei ole linnukest ees. siis tuleks see nüüd siit ära kustutada ja see ongi nüüd ka see enne esitamist, enne lõputöö esitamist kontrolli kohta, et ma vaatan üle, kas mul on kõigil allikatel linnukesed ees ja millel ei ole, siis need ma kustutan siit ära. nii, läks ära. siis ma lähen uuesti viidatud allikatesse. nii, ja siin teen jälle update'i. ja näete, läkski ära. et see on suurepärane tööriist, et vältida käsitööd ja hoida oma aega kokku, sest kui on ikkagi väga palju allikaid ja hakata siis ükshaaval läbi kontrollima, et kas ma olen nüüd viidanud ühele või teisele, et see tööriist teeb elu oluliselt lihtsamaks. nii, ja lõpetuseks, see võib tunduda küll väga elementaarne, aga sisukord. lõputöödes on tavaliselt automaatne sisukord. ja kui sa oled oma viimistlusega nagu täiesti valmis jõudnud, mitte midagi enam ei muuda, siis viimane asi on ka siin teha update'i. aga siin on nüüd kaks valikut. et kas muuta ainult leheküljenumbreid, see on juhul, kui sa võib-olla oled ainult teksti lisanud. aga kui sa näiteks oled ka pealkirjades teinud muudatusi, siis tuleks valida update entire table ehk kogu tabel ja paneme OK. ja siin ongi mul kontrolliks nüüd tehtud see, et ma tegin sissejuhatuse kollaseks, et näha, et ma olen selle teksti kallal midagi teinud. aga see ei pea mitte kollane olema.
võtame selle kollase maha ja teeme uuesti. nii, korras. nüüd on süda rahul. kui see kõik on tehtud, siis võid rahuliku südamega oma töö ära esitada ja valmistuda lõputöö kaitsmiseks. aga kui sa siiski tunned, et tahaks ühe eriti nõudliku inimese pilku veel, võid ka minu poole pöörduda, saan aidata. aitäh! või ma just tahtsin küsida, Mari, et kas sinu poole saab pöörduda, et jah, et siin koos käime need sammud läbi, tundub lihtne, aga võib-olla ei taha üldse sellega ise tegeleda, et kas sul on veel see jah, kevadruumi jah, ikka. ja ma kuidas just sa eile saad, õhtul sain ühe lõputöö oma laualt ära, nii et praegu ei ole mul ühtegi toimetamisel. et et kui just keegi vabanes? vajab abi, et saan aidata. jah, jah, aga noh, päris mitte niimoodi, et homseks on vaja või noh, oleneb, no kui on väike asi, aga üldjuhul ikkagi soovitakse nii keele toimetamist, et ma käiksin ikkagi laused üle, et sõnastus oleks sujuvam, akadeemilisem. eriti siis, kui on kasutatud võõrkeelseid allikaid. tekst võib olla tõlkest veel kohmakas. et see on nagu minu teema. ja muidugi jah, et kuna ma olen ju neid kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumente ka aastaid toimetanud, siis Wordiga trikitamine on mulle tuttav. et see on nii tore, et kasutada ära teineteise tugevusi, et Mari on selles jah, tugev kasutame tema abi. nii jah. tore, Eve kirjutab siin, et tema pidi aitama küljendada nii välismaa oma ja seal oli allikad tekstis numbriga ja allika seletus lehekülje all, et igal pool on siis need vastavad nõuded. Mhm. väga põnev. jagasin siia ka Mari portfoolio linki ja kuidas saab sinuga ühendust võtta, kas sellesama emaili kaudu saavad inimesed kirjutada, ja, uurida? ma panen siia eraldi ka emaili, et ja, saab kohe et uurida. esmane kontakt on ikkagi meil. kirjutage mulle, kui vaja, ka helistame või teeme videokõne. et seda kõike saab jooksvalt vaadata, et kuidas on soovi ja vajadust. Ja mul tekkis veel üks küsimus ka, et kui ma vaatasin seda tabelit, nii hea, et sa selle välja tõid, et tuleks siis panna täitsa uuele lehele, sest muidu tabel jääb poolikuks ja sa ei saagi seda hästi lugeda. Ehk siis ma saan hästi õigesti aru, Mhm. et, Mhm. et ma lihtsalt lükkangi ta järgmisele lehele täiesti ära, et eelmine leht võib jääda poolikuks, et tekst saab otsa, aga tabel on järgmisel lehel. pigem siis jah, samas muidugi jah, et kui see jääb näiteks mingi 1/3 tühja, et noh, see ei ole ka ilus, et noh, alati annab mängida, kas siis ikkagi tõsta mõni lõik ettepoole, natukene teha teksti pikemaks. et see visuaalne pilt on tegelikult hästi oluline ikkagi lõputööde puhul, et ka hindamiskomisjon ja retsensendid vaatavad seda ikkagi hoolega ja kui sa ikkagi tahad, et kooli lõpetamine oleks positiivne, et see kaitsmine oleks nagu kirstordil, et siis on hea, kui sul on ikkagi ilus ja korrektne lõputöö. Mulle meeldib, Mari, et sa oled nii nõudlik nagu sa ütlesid, jah, tõid välja selle, sest see on tegelikult, mis teeb jah, selle siis lõputöö selle noh, visuaalselt ka, et oleks ilus ja ja, et aitad ka sõnastusega, kui vaja on. ja, ja, sest ongi, sa võid olla teinud nagu väga hea uuringu, aga kui see on kehvasti vormistatud ja võib-olla ka see sõnastus ei ole kõige parem, siis see ei tule välja, see sisu ei tule nagu esile. et just, sellepärast on oluline nii keeleline kui tehniline vormistus. moodustab terviku. ja mul jäi üks asi veel ütlemata, et jooniste ja tabelite puhul on oluline ka see, et seal nende ees ja järel oleks mingi tekst, et sul mingi peatükk või alapeatükk ei alga kohe tabeliga, sul ikkagi on mingi sissejuhatav lõik, kus sa sellele tabelile viitad. ja samamoodi ta ka ei lõpe selle joonise või tabeliga, vaid sul on ikkagi mingisugune kokkuvõttev lause seal. et hästi palju pisikesi detaile, mis mulle kohe jäävad silma. aga noh, see ongi okei, et ega kõik inimesed ei tegutsegi igapäevaselt Wordis ja ei pane neid asju tähele ja kõik inimesed ei olegi detailide inimesed. see kõik on täiesti okei et sellepärast ma oma teenust pakungi.
absoluutselt, ma olen nii nõus sellega. jah, Aitäh, Mari, et sa võtsid aega täna ja tegid meile sellise põhjaliku aitäh, et ülevaate kutsusid. tegelikult enda tabelitega, joonistega ja kuidas ka seda sisu korda. Ja aitäh ka kuulajatele ja kui näiteks sina oled hetkel enda lõputööd tegemas, siis võta see video ette, saad mingid asjad juba siit paika ja kui vajad abi, siis pöördu julgelt Mari poole. Aitäh! Aitäh, head aega.